Tere tulemast Lõuna-Eesti Heaolufoorumile. Mina olen Jaan Ulst, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmiliini Inimene ja oskused juht. Täna olen ma teie päeva moderaator. Tervituseks on minu kõrval Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik. Tere kõigile, kes te meid ekraanide taga vaatate. Mul on väga hea meel, et te olete meiega liitunud. Tartumaa Omavalitsuste Liit korraldab heaolufoorumit eelmist aastast alates. Ja meie praegune teematuba oleks siis järjekorras number 4. Meie päevakava tänane on teie ees. Me esimeses pooles koostöös Tartu kultuuripealinna meeskondadega oleme teie poole saatmas huvitavaid väljakutseid meie järgnevateks aastateks ja ennekõike 2024. aastaks. Kuid olulisem selle meie heaolufoorumi ühe osana me leiame seda, et sina, kes sa oma päevad veedad ekraani taga, saaksid seda meie ülekannet mugavalt ja hästi jälgida. Ja seepärast pakume me sulle ühe huvitava võimaluse, mille meie koostööpartnerid kultuuripealinnast on välja pakkunud. Ja see on siis palve sinule, et sa võtaksid endale arvuti kõrvale paberi ja värvipliiatsid või piisab ka mingist muust kirjutusvahendist. Kuulates ettekannet ilma mõtlemata sellele, mida sa teed, joonista. Ja meil on plaan teie suurepärastest kunstiteostest teha väike kunstinäitus. Selleks ole hea, postita siis meie päeva lõpus oma kunstiteos, siis kas Facebooki eventile või saada siis mulle ehk astrid.hallik@tartumaa.ee. Ma tänan teid, tänan kohale tulijaid, väga armas on kõigiga koos olla ja suurepärast päeva meile. Ning siin kohal on mul suur rõõm anda sõnajärg üle nüüd meie koostööpartnerile ja sõbrale, programmijuht Erni Kasele. Tere ka minu poolt, tere imekaunist talvepäeva. Harva õnnistatakse meid viimastel aastatel sellise talveilmaga, nii et kui te olete jälgimas seda tänast päeva ekraanide vahendusel, siis kindlasti pöörake vahepeal, kui võimalik, on pilk välja ja nautige seda, mis seal väljas toimub, et mõte oleks selge ja vaim värske. Tõepoolest, minu nimi on Erni Kask, ma olen Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn programmi koordinaator ja tänane päev siin keskendub väga olulisele teemale Tartu 2024 tulevases programmis. Ma hakkasin endamisi mõtlema, olles inimene, kes on selle protsessi juures nagu päris algusest peale olnud, et millal jõudis vaimne tervis meie juurde, meie programmi lähedale ja me saime aru, et sellel teemal peab olema kindel koht meie programmis. Ja ma mingisugust ühte selget momenti ei leidnudki lihtsalt kõikides nendes aruteludes, mida me tartlaste ja lõunaeestlastega enne kandideerimist pidasime, kerkis see teema pidevalt üles. Ja kui me mõtleme igaüks enda peale päris ausalt, siis tõenäoliselt me selle teema varjukülgedega rohkemal või vähemal määral kõik kokku puutume. Ja sellepärast ongi ta osa meie ühest programmiliinist Inimene ja oskused. Lisaks tegeleb see programmiliin ka nende loojate, kunstnikega, kellel on juba nii-öelda
lähtena selline olukord, kus nad peavad toimetama maailmas võib-olla natuke teistel tingimustel kui me kõik. Ja nad on loojad nagu me kõik ja me leidsime, et ka sellel kunstnike ringil, ka nendel inimestel peab olema nagu selge koht meie programmis. Ja mul on hea meel, et nad täna on siin sellel heaolufoorumil ka esindatud läbi projekti varjatud maailmade avardumine. Selline klaster, selline hulk erinevaid meie jaoks olulisi projekte, olulisi teemasi on täna teie ees ja nendest kõikidest saab osa siis tulevasest Tartu 2024 programmist. Ma arvan, et minu aeg siinkohal sissejuhatuseks on läbi. Jaan, kas on nii? Ma soovin kõikidele jõudu, edu selleks päevaks ja üks on kindel, et Tartu 2024. aastal koos Lõuna-Eestiga on Euroopa kultuuripealinn. Aitäh teile! Jaan, ole hea! Nii suur aitäh sissejuhatuse eest. Meie päeva alustab siin projekt Tartu meeste garaaž. Palun, minu kõrvale tuleb Kaupo Lõhmus, üks eestvedajaid. Tervist kõigile ka minu poolt. Mina olen Kaupo Lõhmus ja olen selle organisatsiooni juhatuse liige. Ja kõigepealt lubage mul väljendada oma tänulikkust selle võimaluse eest siin sellel suurepärasel üritusel osaleda, mis heaolu ja vaimset tervist puudutab. Ja ma arvan, et te olete minuga nõus, et heaolu ja vaimse tervise teemade aktuaalsust käesoleval ajaperioodil on väga raske nagu üle hinnata üleüldse. Et nii, ootan, kas toimib see või ei toimi? Nii, et meil on muidugi väga hea meel tõdeda, et meie klubi ja projekt on nende teemadega tihedalt seotud. Aga siis MTÜ-st Meeste Garaaž natukene siis lähemalt. Et MTÜ Meeste Garaaž on vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon ja sisuliselt me oleme ellu kutsutud alates 2016. aastast, kui Tartu ja Turu ülikooli vahel leidis aset üks koostööprojekt ja toonase projekti eesmärgiks oli siis keskealistele ja pensionile jäävatele meestele uute suhtlemise osalemisvõimaluste tekitamine ja otsimine ja pakkumine. Ja MTÜ-na me oleme registreeritud siis alates 2018. aastast ja algne idee sellelaadse tegevuse alustamiseks pärineb tegelikult maailmas üsna laialt levinud Mensed praktikal, mis siis tõlkes on, Mensed on meeste kuurid nii-öelda. Ja tänu siis juba EOS alanud koostööle ülikoolidega on meil õnnestunud sellesse tegevusse kaasata ka palju tõenduspõhist informatsiooni. Ja kui rääkida kaks sõna nimest garaaž, siis see on nii-öelda, meie muutusime nii-öelda kuurist garaažiks selle tõttu, et meie Eesti keele ja kultuuriruumis tundus see garaaž iseloomustavad kuidagi täpsemini seda keskkonda ja olustikku, milles me nagu toimetame. Nii. Kes me siis oleme?
meie organisatsioon on mõeldud põhiliselt kesk- ja vanemaealistele meestele, ehk siis 45+, kes on kas jäämas või jäänud pensionile. Aga mis muidugi ei tähenda seda, et see oleks selle vanusega piiratud. Et selles mõttes ei ole see 45+ määratlus kaugeltki nagu lõplik ja tegelikkuses võivad meie tegevusega ühineda tunduvalt nooremad mehed, kes siis leiavad selles kooskäimise vormis enda jaoks miskit huvitavat ja kasulikku. Väga tähtsaks peame oma toimetamistes meeste endi poolt tulevat nagu initsiatiivi, huvisid ja algatusi. Ja oma tegevuste kaudu me soovime siis eelkõige luua ja pakkuda osalemisvõimalusi võimalikult mitmekülgsetes ühistes tegemistes ja ettevõtmistes. Ja läbi oma tegevuste siis soovime mehi kaasata ka võimalikult rohkem nagu kultuuriellu, sest et meeste hulk, kes igapäevaselt kultuuri tarbiksid ja selles osaleksid, et nende meeste hulk ei ole nagu üleliia suur, et selles mõttes püüame ka nagu panustada. Ja üheks oma selliseks põhiülesandeks Eesti oludes ongi siis kaasa aitamine tegelikult meeste positiivse vananemiskuvandi nagu loomisele ja kujundamisele. Ja kõige lõppeesmärgiks on siis tegelikult õnnelik mees, õnnelikum mees. Nüüd vähekene sellest, miks me üldse oleme ja eksisteerime. Et võiks öelda, et süsteem oma puudustega on meid ise sünnitanud ja põhjuseid, millega me oma eksistentsi ja vajalikkust tõestada saaksime, tundub olevat küllaga. Kuna meie praeguses sotsiaalsüsteemis selline tegevus, mis aitaks üksilduse ja sotsiaalsest elust kõrvale jäämisega seonduvaid probleeme mingilgi moel ennetada, sisuliselt puudub. Kuna sotsiaalsete väljundite hulk, mida varem kirjeldatud sihtgruppi kuuluvatele meestele nagu pakutakse, on väga piiratud, siis siin saab meeste garaaži sarnastele organisatsioonide tegevus uute väljundite loomisel ja leidmisel olla, ma loodan, et üsna suureks abiks. Ja üheks eesmärgiks mitmete teiste meie eesmärkide seas on laialt levinud stereotüüpide muutmine või murdmine. Sest et stereotüüpselt on väga levinud selline arusaam, et mehed justkui ei taha või ei oska, kuid meie senine reaalne kogemus lubab küll nagu loota sellise stereotüübi muutumise võimalikkusele, tõendades, et koos midagi tehes on mehed väga spontaansed ja igati koostöövalmis. Siis meeste terviseteadlikkus on viimastel aegadel näidanud küll paranemismärke, kuid sellele vaatamata on siin osas ka kindlasti veel väga pikk tee minna. Ja siin me näeme ka oma tegevuses suurepärast võimalust meeste teadlikkuse ja suhtumise paranemise muutmiseks. Kurvaks tegev on kindlasti statistika selle kohta, mis puudutab enesetappusid. Kahjuks puudutab see eelkõige just mehi ja enim just kõnealuses vanusegrupis, ehk siis 45+ ja uuringud on näidanud, et stressi ja enesetappude üheks tõsiseks põhjuseks on just üksildus. Ja see üksilduse teema on iseäranis aktuaalseks tõusetunud just seoses praeguste koroonaajastu kontekstidega. Üksilduse probleem eksisteerib tegelikult nii meil kui Euroopas laiemalt ja kogu maailmas ning selle probleemi olemasolu, selle hiilivat iseloomu ning kurbi tagajärgi teadvustatakse meie ühiskonnas veel liiga vähe. Ja õigupoolest on siis ka just üksilduse probleemidele nagu mingigi leevenduse pakkumine meie meeste garaaži üheks tähtsamaks ülesandeks.
ja seda probleemi me tõesti peame tähtsaks ja tõsiseks. Seepärast on üksilduse teema rõhutatud sisse toodud ka meie tegevust tutvustavasse ühte videosse, mida me siis teile praegu lahkesti näidata püüame. Üksildus on väga tõsine haigestumise ja enneaegse surma põhjustaja. See võib kaasa tuua diabeedi, depressiooni, dementsuse ja palju muid tõsiseid probleeme. Üksildus ja sellega kaasnevad probleemid aga ühiskonnas aina süvenevad. Samas ei julgeta ega taheta sellest rääkida. Eriti vähe räägivad üksildusest mehed, sest mees peab olema tugev, tundekülm, domineeriv ja karjäärile keskendunud. Kui mees seda rolli ei täida, siis võib tema ühiskondlik staatus halveneda. Üksildusel on mitmeid erinevaid kujusid ja vorme. Seda võivad põhjustada näiteks töötus, partneri surm, lahutamine ja pensionile jäämine. Siiski võib üksildus tulla ka nende juurde, kellel pealtnäha on kõik hästi. Kardinate taga võivad kimbutada vähene lähedus partneriga, ebakindlus tööl või sõprade puudumine. Eriti sagedasti puudutab üksildus vanemaid inimesi. Kui mees on juba koju jäänud, ei ole tal ühiskonnaelus enam kohta. Üksilduses inimene satub sageli sotsiaaltöötaja juurde. Enamasti aitab sotsiaaltöötajaga rääkimine üksildust leevendada, aga üksildus leiab inimese uuesti üles. Sotsiaaltöötajatel on suur koormus. Neil ei ole võimalik inimese muresid korduvalt ära kuulata, seetõttu mõtlevad nad teenustele, kuhu oleks võimalik inimest suunata. Paljud mehed ei ole aga valmis abi küsima, sest see ei ole mehelik. Arvatakse, et abi küsivad ainult need, kes enam ise toime ei tule. Meeste garaaž on uutmoodi üksilduse leevendamise teenus. Idee seisneb selles, et luuakse meeste klubid, kus mehed saavad olla aktiivsed, võtta endale uusi rolle ja luua uusi sidemeid. Klubi loojaks võivad olla paar sotsiaaltöö taustaga inimest, kes alguses kasutavad oma kontakte, et kokku kutsuda mehed, kes tahavad rohkem tegevust. Nendest meestest luuakse tuumikgrupp, mis läbi ühiste tegevuste muutub järjest aktiivsemaks. Mehed hakkavad ise oma sõpru ja tuttavaid klubisse kutsuma. Nii kasvab garaaž lumepalli meetodil. Oluline on see, et klubis käimine on vabatahtlik ja mehed ise otsustavad, millised on klubi reeglid ja tegevused. Tegevused võivad olla väga erinevad. Näiteks võib korraldada väljasõite, koolitusi, saunaõhtuid või ka lihtsalt koos olemisi. Mehed saavad aegamisi hakata ise klubi juhtima ja tegevusi planeerima. Läbi selle õpivad nad uusi oskusi ja kasvatavad enesekindlust. Meeste garaažis ei ole selliseid silte nagu pensionär, töötu, üksik, vaid meestel on võimalus luua täiesti uued suhted ja võtta uued rollid. Klubisse võivad sattuda mehed erinevas vanuses ja erinevatelt elualadelt. Üksteiselt saab õppida. Ühiselt otsustatakse eesmärgid, mille poole õlg-õla kõrval püüelda. Üksilduse probleem ei ole piirkondlik, vaid universaalne. Meeste garaažid võiksid tekkida üle terve Eesti, et üksilduse probleemiga võidelda. Suuremas liikumises kaasalöömine lisab meestele motivatsiooni ja kui sõna levib, muutub uute klubide loomine ja uute liikmete värbamine järjest lihtsamaks. Mida rohkem on mehi, kes satuvad meeste garaaži, seda vähem on neid, kes peavad abi otsima sotsiaaltöötajalt. Meeste garaaž sobib nii üksilduse probleemiga võitlemiseks kui ka selle ennetamiseks. Nõndaks, aga natukene siis sellest, mida me teeme selle meeste garaaži seltskonnaga ja selle klubi raames, et me korraldame väga palju erinevaid üritusi meestele. Nende hulgas siis kõik võimalikud kohtumised huvitavate inimestega, koolitused erinevatel teemadel, erinevatel kursustel osalemine, väljasõidud, ekskursioonid, suvepäevad, sünnipäevad, ühised saunaõhtud, siis näiteks osalemine kogukondlikel üritustel, heategevuslikes ettevõtmistel, talgutel ja nii edasi, et seda loetelu võiks nagu päris pikalt jätkata tegelikult. Siis üritused, mida me korraldame, et neid on nii ühekordseid kui korduvaid ja nendel peab ütlema, et on selline suur mehi liitev mõju. Ja mehed sellist regulaarset kohtumist peavad väga, väga vajalikuks. Et
praegusel juhul me küll kohtume keskeltläbi kord nädalas, koroona aeg on seda kõike mõjutanud, et praegu me regulaarselt küll koos ei käi, aga muidu üldjuhul on niisugune kord nädalas kohtumine, aga mehed tegelikult on üles näidanud seda, et tegelikult võiks nüüd kohtumisi tunduvalt tihedamini aset leida, sest regulaarne kohtumine või kokkusaamine annab siis võimalusi kodust välja saada, näha tuttavaid nägusid ja saada nii-öelda vaheldust ellu. Ja nii-öelda sõprade leidmise me oleme oma tegevusega muutnud paljude jaoks unelmast tõeluseks. Ning kindlasti Men's praktika rakendamine võimaldaks garaaži klubi kui sellist hoida siis lahti tegelikult kogu nädala vältel, et siis leida sinna ja toimetada seal selliseid täiesti regulaarseid tegevusi, kas alates seal mingit toidlustamisest, ühesõnaga, et see võimalus meestel kokku tulla oleks sõltumata ajast nagu võimalik. Ja lõpptulemusena meie selline soov on näidata sellistele meestele, et neid vajatakse, sest vajalikkuse tunne on väga tähtis ja see on üks inimese nii-öelda põhivajadustest. Siin üks mosaiikne läbilõige meie meestegaraaži seltskonna poolt läbi viidud üritustest, et siin, nagu ma mainisin, on toimunud igasuguseid kokkutulekuid, ühisettevõtmisi, oleme külastanud, käinud vanadekodudes külas rääkimas inimestega, nendele lisasuhtlemisvõimalusi pakkumas. Siis oleme käinud jõuluturul iga-aastaselt tasuta süüa tegemas ja pakkuma, ja nii edasi ja nii edasi. Ühe viimase projektina käisid meie mehed suvel näiteks Tartus Maarjakülas ühe sealse õppehoone fassaadi üle nii-öelda renoveerimas. Siis kui natukene nüüd rääkida probleemidest ka paari sõnaga meie murekohtadest ja sellest, kuhu edasi, siis esimene ja kõige selline muret tekitavam on kindlasti rahastuse pool, sest kuna me oleme kohaliku omavalitsuse rahastusest sõltuvad, siis kunagi meil nagu lõplikku sellist kindlust ei ole, et kuidas tulevastel perioodidel rahastusega on. Siis teine selline suurem murekoht on meil praegu see, et meil ei ole päris sellist alalist oma kodu või oma kodukohta, sest et kuivõrd me tegutseme rendipinnal, mis on meie kasutada vaid kindlal konkreetsel päeval, siis seetõttu on selline oma kodutunde kujunemine nagu hetkel raskendatud, kui mitte võimatu. Siis Tartu 2024 kultuuripealinna projekti raames soovime me taolist meesteklubide ideed kindlasti laiemalt tutvustada. Loodetavasti me saame siin olla kaasaaitajateks mitmete uute sarnaste klubide tekkimisel, siis mitte ainult Lõuna-Eestis, vaid ka üle kogu Eesti. Ja muu hulgas on kavas meil ellu viia ka siis selline niinimetatud mobiilse garaaži idee, mille raames me renoveerime ühe vanaaegse bussi, millega siis niimoodi lahedal kujul sõita mööda ringi maakondi ja tutvustada oma tegevust ja sinna liita siis veel mõningaid projekte sujuvalt juurde. Siis on veel üheks sihiks kindlasti uute kontaktide loomine maailmas juba toimivate klubidega ja selle läbi siis kogemuste ammutamine. Ning samuti siis kultuuripealinna projekti raames on meil koostöös Tallinna ülikooli tudengitega plaanis läbi viia selline lugude korjamine, et seeläbi siis püüda mõista paremini inimeste soove ja muresid, mõistmaks nende nagu meie potentsiaalset sihtgruppi nagu paremini ja osata sellele sihtgrupile paremini läheneda.
sest et jah, see peab ütlema, et see on nagu väga keeruline sihtgrupp, et kuidas nagu meestele nii-öelda ligi pääseda ja neid julgustada ühinema sellise tegevusega. Aga siis nii paljukest meie tegevustest täna siin ja praegu, et õlg õla kõrval me tegutseme ja see on ka olnud Menseedide rahvusvaheliseks sloganiks, mis siis tuletati Austraalias 2008. aastal toimunud Menseedi assotsiatsiooni konverentsil ja on lühendina siis tuletatud nende pikemast statementist, mis on siis Men's don't talk face to face, they talk shoulder to shoulder. Ehk et mehed ei räägi mitte nii-öelda näost näkku, vaid tegutsevad rohkem õlg õla kõrvale. Ja kui lõpetuseks veel rääkida garaažide või seedide arengupotentsiaalist, siis kui võrdluseks tuua näiteks Iirimaa, kus elab pisut alla 5 miljoni elaniku, seal tegutseb üle 450 seedi ja seal osaleb kokku üle 10 000 mehe. Et kui selline suhtarv aluseks võtta, siis võiks meil täiesti vabalt tegutseda kuni 100 sellist klubi. Aga kindlasti oleks väga suur asi seegi, kui me lähiaastatel jõuaksime võib-olla 20-30 sellise ettevõtmiseni, analoogse klubini. Sedasi, selline siis oli minu tutvustus. Liikmeid on meil praegu selline aktiivne tuumikgrupp, kes regulaarselt koos käib, on selline kõikuvalt 10-15 meest. Aga meil on läbi käinud sellest organisatsioonist kuskile varsti hakkab 50 alla saama see number. Ja nagu ma siin ka mainisin, siis nii-öelda oma selliste potentsiaalse huvigrupini jõudmine on ka meie jaoks mingil moel nagu küsimärk ja me otsime neid teid ja võimalusi, kuidas nagu seda sõnumit paremini kohale viia ja nende meesteni jõuda. No täna kuulab meid palju kultuurikorraldajaid, nii et ma saan aru, te olete avatud ideedele erinevates kogukondades, siis kuidas läheneda? Jaa, absoluutselt. Siis korraks käis juba läbi ka see rahastuse teema, et kuidas te oma tegevusi rahastate, et kas teil on ka liikmemaks? Meil praegu ei ole otsest liikmemaksu. Me küll oleme rakendanud mingit teatavat osalustasu mõningate ürituste puhul, et nii-öelda seda sellisel moel nagu nii-öelda rahaliselt toetada ühte või teist üritust. Aga siiamaani me oleme nii-öelda kas siis erinevate projektirahadega või siis kohaliku omavalitsuse toetusega püüdnud hakkama saada. Aga ei välista seda, et tulevikus tuleb leida ka nii-öelda organisatsioonisiseselt mingi kaval tegevus, millega õnnestub võib-olla väikene kopikas oma tegevuseks teenida. Nii, siis on selline küsimus, et milline vanuse skaala liikmeskonda iseloomustab? Et võib-olla ma veel laiendaksin, et milline on see mees, kes tuleb teie ideedega kaasa? No jah, nagu ma mainisin ka, et eks see mõeldud eelkõige on nagu keskealisele ja vanemaealisele, eks ole. Ehk siis me oleme niimoodi defineerinud, et ala 45+. Aga tegelikult me ei välista nagu ühtegi vanust, eks ole, et kes tahab kaasa lüüa ja osaleda, siis miks mitte, sest et selline, ütleme, erinevate põlvkondade kaasalöömine on omamoodi nagu rikastav. Et me otseselt nii-öelda ei sea mingit vanuse piirangut.
Nii, väga hästi. Mind ennast veel siin natuke huvitab see rahvusvaheline mõõde teie ideel, et see on tulnud kuskilt, eks ju, väljaspoolt see idee? No jah, algne idee on jah pärit siis nii-öelda laiast maailmast, sest need menseede on üle maailma nagu päris ohtralt, nagu ma mainisin, Iirimaal 450 ja ma ei tea, palju Austraalias tegelikult on see vist suht alguse saanud see liikumine, et seal on neid kindlasti ka hulgaliselt. Aga kas teie olete ka käinud külas kellegil või olete saanud sellise? Me tahtsime minna külla Inglismaale ühele menseedile ja taotlesime projektirahasid, aga see meil paraku see taotlus ei õnnestunud, nii et siiamaani me nii-öelda kuskile nagu kaugele väga ei ole saanud külla, aga me oleme koostööd teinud Soome ühe meesteklubiga ja nendega isegi nii-öelda käinud neil külas, nemad on siin meil külas käinud, aga ütleme, praeguse seisuga üleliia lai ei ole see nii-öelda areaal olnud, kus me käinud oleksime. No suur aitäh, ma tean, et sinuga on täna kaasas ka Reeli Sirotkina, kellega meie siis kuulajad kohtuvad siin päeva teises pooles Zoomi keskkondades ja töötubades. Aga praegu suur aitäh Meeste Garaažile, palju edu teile, teeme aplausi ka. Ja järgmiseks anname siit ruumi projektile Luues lähedust. Tegemist on kiusuennetusega kultuurivälja abil. Ja meiega on siin Hanna-Liis Kont ja Eliis Vaino. Nii, tere ka meie poolt. Meie oleme siis Hanna-Liis Kont, kes on Eesti Kunstiakadeemia doktorant ja vabakutseline kuraator. Ja mina olen Eliis Vaino. Mina olen Tartu Ülikooli magistrant ja Tartu Herbert Masingu kooli õpetaja. Ja meie tutvustamegi siis projekti Luues lähedust ehk kiusuennetus kunstimuuseumis. Ja mis see meie projekt on, kõige lühemalt öeldes me proovime siis leida võimalusi, kuidas kiusamist ennetada muuseumide ja kunsti kaudu. Ja on ju teada, et kiusamine on ka Eestis väga suur probleem. Erinevad uuringud on leidnud, et kuni iga 4. keskmiselt õpilane kannatab kiusamise siis all ja see negatiivne mõju on väga suur ja mitmekesine, mida siis kiusamine endaga kaasa toob. Siis, et luua seal mingisuguseid uusi võimalusi, kuidas selle probleemiga tegeleda, proovime me siis leida läbi kunstivälja uuenduslikke lahendusi. Ja meie programmi või projekti juures on väga oluline siis selline uurimustöö faas, millest ka Hanna-Liis hiljem räägib lähemalt. Ja see toimub siis enne 2024. aastat. 2024. aastal, mil siis Tartu saab Euroopa kultuuripealinnaks, soovime meie pakkuda avalikkusele nii kohalikule kui laiemalt Euroopa siis sellist mitmetahulist haridusprogrammi, mis olekski siis seotud sellise kiusuennetusega kunsti kaudu. Eksperimentaalset kaasaegse kunstinäitust, kus võiksid panustada siis nii rahvusvahelised kui ka kohalikud kunstnikud ja rahvusvahelist konverentsi, mis tooks siis kokku nii spetsialistid kui asjahuvilised siis selles teemas. Ja meie projekti puhul on väga-väga oluline koostöö ja koostöö kindlasti siis nii kohalike Tartu Lõuna-Eesti perede koolidega. Olulised partnerid on kindlasti Tartu Kunstimuuseum, Kiusamisvaba kool, aga ka rahvusvahelised kunstnikud, partnerid, kellest Hanna-Liis hiljem ka täpsemalt räägib, aga ka kindlasti meiega ootame oma selliste partnerite ringi laienemist siis nii arendusprojekti kui ka üldiselt projekti arengu käigus.
siinkohal tekib kindlasti õigustatud küsimus, et kuidas siis üldse saab seda kiusamist ennetada kunsti- ja muuseumite kaudu. Ja me saame öelda, et selline esimene väike katsetus on juba tehtud 2019. aastal, kui koos siis Eesti Kunstimuuseumi, Kadrioru Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum ja Kiusamisvaba kool lõid siis ühise sellise haridusprogrammi muuseumis, kus me siis katsetasime läbi, et kuidas seda teha saab. Ja ma arvan, et video räägib kõige paremini sellest, kuidas see esimene katsetus on välja tulnud. Seal videos te näete siis seda, kuidas see välja nägi Kadrioru kunstimuuseumis, aga Tartu kunstimuuseumis oli siis sisuliselt täpselt see sama programm, ainult kohandatuna siis nendele näitustele. Ja ma arvan, et nüüd võibki video enda eest rääkida ja näeme täpsemalt, kuidas see siis välja nägi. Tere! Täna läheme me külla Eesti Kunstimuuseumis, kus toimub Kiusamisvaba kooli muuseumitund. Ja sellest võtavad osa 3. klassi lapsed ja me lähemegi täpsemalt vaatama, mismoodi see tund välja näeb ja mida lapsed seal teevad. Eesti Kunstimuuseum on alati oma haridustegevustega soovinud panustada Eesti haridusmaastikul oluliste teemade kajastamisse ja nendega tegelemisse. Me jõudsime selle ideeni sedasi, et Kadrioru kunstimuuseum ise pöördus meie poole. Et kiusamise teema on hästi oluline, kiusamise probleem Eesti ühiskonnas on hästi suur ja kuidas nemad saaksid panustada sellesse, et kiusamist Eesti laste hulgas jääks vähemaks. Teeme nii, proovime. Nii et hakkame minema minu järgi. Tunni looja Eliis on selle tunni ülesehitamisel võtnud arvesse elemente, mida tehakse täna juba nendes koolides, kes Kiva kaudu kiusamist ennetavad. Ehk siis väga erinevate mängude, harjutuste, lugude kaudu analüüsitakse, mis on üleüldse hea käitumine, turvaline, mis on erinevad hirmud, kuidas empaatia kaudu paremini aru saada, mida üks või teine tegelane näiteks nende samade maalide peal või siis meie enda klassi kontekstis tunda võib ja kuidas meie saame talle toeks olla. Kellelgi, kes võib-olla tuleb esimest korda sellesse seltskonda, te võite mõelda, et see on nagu teie klass, siis mis tunded tal võiksid seal ukse peal olla? Mulle tundub, et see muuseumitund on meeldinud lastele, nad saavad rääkida millestki sellisest, mis tihti neil on südamel või mille üle nad on mõelnud ja tegelikult ju ainult mitte mõelnud, vaid mida nad on ka kogenud, mis on mõnes mõttes natuke probleem. Mulle meeldis see, kui räägiti piltide kohta, et siin oli rahulik ja siin oli niimoodi nagu vaikne ja kedagi teist rühma ega midagi ei olnud. Et näidati pilte ja siis räägiti see lugu ära vaata. Ja mulle ei meelde, et teisi ei tohi kiusata ja kõik tuleb mängu võtta. Kiusu ennetamiseks ja kiusamise vähendamiseks kõige rohkem kasu siis, kui see ei jää ainult sellesse muuseumitundi. Ehk siis muuseumitund peaks tegelikult toetama siis seda tööd, mida klassijuhataja regulaarselt oma klassiga koolikeskkonnas tegema peaks. Ja kuna see tund ongi üles ehitatud, kasutades samu võtteid, samu harjutusi, mida Kiva tundides tehakse, siis nendes koolides, kus Kiva programmi rakendatakse, ongi see väga hea selline teise keskkonda tõstmise tund, kus saab meelde tuletada, kinnistada neid tegevusi ja mõtteid, mida juba on koos õpetajaga ja kaaslastega läbi räägitud. Kui nüüd koolis ei ole Kiva rakendatud, siis mööda külgi see muuseumitund kindlasti maha ei jookse. Õpetaja enda kohustus ja selline vastutus on see, et ta teadvustab, et see tund siin ei lahenda kõiki neid probleeme, et ma ei saa öelda, et nüüd ma olen kiusamise ära ennetanud, et see töö tegelikult samade võtete kaudu kas või peaks jätkuma siis koolis edaspidi ka. No sellise teosena iseenesest läheb lastele tihti korda just see siinsamas peasaalis olev laemaal. Esiteks sellepärast, et see on kõrgel, see on nii suur, tekib küsimus, kuidas see üldse tehti ja see alati rohkem ka naelutab seda pilku.
et oleks viisakas, lahke, tore, abivalmis ja oleks kõigiga sõbralik. Ütleks, et ei, ma ei tule ja siis ma lihtsalt jookseks minema. Ja ma ütleks, et ma ei tule, et ma ei taha olla rumal. Ma ei soovi pahadega liituda. Ma hoopis aitan teisi kiusatavaid. Ütleks ka, et ma ei taha teistele halba ja mulle ei meeldi kiusata. Mul on see tunne, et oskustest ja tööriistadest jääb väheks, siis Kiva kooliks on ühel koolil alati võimalus astuda, et võib täitsa meie poole pöörduda, vaadata meie kodulehelt kiusamisvaba.ee, kuidas see liitumine käib. Tere tulemast tagasi. Ma loodan, et kõik kuulajad, kes vahepeal meiega olid liitunud ja nüüd selle vahepealse internetikatkestuse tõttu pausi tegid, jõuavad ka ekraanide juurde tagasi, et vabandame siis selle väikese tehnilise viperuse pärast, aga läheme siis oma ettekandega edasi. Ja loomulikult, kui keegi näiteks tunneb, et miski läks kusagil siin vahepeal kaduma, et siis siin lõpus on ka meie kontaktid, kirjutage meile ja me hea meelega jagame teile informatsiooni selle projekti kohta. Aga nüüd, kui teil oli võimalik seda videot näha, siis see andis, ma arvan, üsna hea sissejuhatuse sellesse, mida me oleme oma projekti raames juba teinud, kust me alustasime ja mina olin seal kõrval siis sellises uurivas rollis, et kui Eliis pani selle muuseumitunni kokku ja viis seda ka väga sageli läbi, siis mina käisin vaatlusi tegemas ja kogusin tagasisidet ja intervjuudest siis tunnijuhtide kogemusi. Ja kirjutasin selle põhjal artikli, mida on võimalik Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatust lugeda, aga niimoodi kokkuvõtlikult mõned olulisemad järeldused. Et me saime aru, et ühelt poolt see tund oli täiesti omal kohal ja õpetajad võtsid seda väga positiivselt vastu. Et rõhutati just seda sama, mis ka videos kõlas, et väga hea on vahepeal kiusuennetusega ka väljaspool koolimaja tegeleda ja tegelikult pakkuda mingit vaheldusrikast keskkonda lastele. Ja mitte võib-olla ükskõik millist keskkonda, vaid et just see kunstikeskkond ja kunsti kaudu kiusuennetusest rääkimine on selline põnev, loov ja teistsugune võimalus, kuidas pakkuda mingit perspektiivi, mida võib-olla tavapäraste kiusuennetusprogrammidega ei ole veel olnud võimalik pakkuda. Nii et me saime aru, et see on miski, millega edasi tegeleda, see on miski, millesse panustada. Aga samal ajal on muidugi oluline, et selline ühekordsel külastusel põhinev muuseumitund ei saa luua pikaaegset mõju. Nii et meie eesmärk nüüd on leida neid lahendusi, neid tegevusi, mis võimaldaksid muuseumidel ja koolidel jätkusuutlikumalt koostööd teha ja samas kaasata sinna ka peresid ja teisi koostööpartnereid. Ning võib-olla oluline üle rõhutada, et ükskõik milline kultuuriasutus või muuseum, kui te tahate alustada kiusuennetusega, siis alustama peaks omaenda kollektiivi koolitamisest ja ma usun, et see ei ole oluline mitte ainult selliste projektide tegemiseks, vaid tegelikult ka omaenda töötajate, omaenda töökeskkonna sotsiaalse heaolu tagamiseks, et saada teada rohkem, mis üldse kiusamine on, kuidas seda ära hoida, ennetada, mida teha, kui mulle tundub, et võib-olla kiusamine on leidmas aset meie läheduses. Aga nüüd, kui minna siit edasi, siis me tõesti selle pilootprogrammi ja selle uurimistöö põhjal panime oma eesmärgid paika ja võib-olla siis ma mainisin juba seda, et me tahame konkreetsete jätkusuutlikute lahendusteni jõuda, aga muidugi kultuuripealinna aastal me tahame ka laiemalt avalikkuse teadlikkust tõsta, et mitte ainult selles osas, miks kiusuennetus on oluline ja miks see on jätkuvalt oluline, et see ei ole ära lahendatud probleem, kindlasti mitte, aga ka selles osas, kuidas kultuuriressursse sinna paremini ja teadlikumalt suunata. Nii et võib-olla siis sellisest üldkontekstist praegu aitab, aga me tahaksime tuua mõne näite, et järgmisel slaidil te näete kohe ühte näidet kunstnikust, kellega me koos töötame, et me ei tee seda ju loomulikult üksi. Eliis nimetas juba mitmeid partnereid, kes meil on kohalikult, aga meil on ka rahvusvahelised partnerid ja kunstnikud moodustavad sellest ühe sellise väga olulise grupi. Ja mida siis kunstnikud teevad? Et kunstnikud tegelikult arendavad välja uued teosed, mis on ühelt poolt sellised eksperimentaalsed ja uuenduslikud kaasaegse kunsti teosed, aga teiselt poolt me võime neist mõelda ka kui sellistest loovatest tööriistadest, mida saab kasutada kiusuennetuses. Nii muuseumi kontekstis kui paljudel juhtudel ka väljaspool muuseumi konteksti.
ja need Rootsi kunstnikud, see on selline tore kunstnike duo Lundal Seitl, nendega me oleme umbes aasta aega töötanud, et luua siis uue teose lähtepunkt kõigepealt. Nemad töötavad väga palju digitehnoloogiate abil ja ma arvan, et mul ei ole võimalik seda nende teoste kogemust sõnadega ümber jutustada, nii et mida ma soovitan teile, laadige alla, kui teil on nutitelefon, selline mobiilirakendus nagu Missing Room või siis pikema nimega Symphony of a Missing Room. See on täiesti tasuta alla laetav ja seda saab kogeda kahekesi ja see põhineb sellisel vastastikuse usalduse loomisel ja pakub ka väga põnevat teistsugust ruumikogemust, ükskõik kus te asute. Nii et ma arvan, et see on selline põnev viis saada ettekujutus, mida sellised kunstnikud teevad. Aga me tahtsime ühe näite veel tuua. William Forsythe on selline rahvusvaheliselt tuntud koreograaf, aga ta on loonud ka selliseid koreograafilisi objekte või siis installatsioone, mis panevad meid kuidagi füüsiliselt teosega suhestuma ja mingit keskkonda kogema. Ja tema poolt me loodame, et meil on võimalik selle projekti raames siis Lõuna-Eestisse uus avaliku ruumi kunstiteos tekitada ja et see oleks selline teos, mis ei ole ainult kultuuripealinna raames, vaid jääb meile pikemaks. Et taaskord mingisugune uus ressurss, mida kasutada nii kiusuennetuses kui ka tegelikult lihtsalt igapäevaselt avaliku ruumiga suhestudes. Ja kuidas teie saate meid aidata ja kuidas teie saate meisse panustada? Siin järgmisel slaidil on meil loetletud, et üks nendest viisidest on see, et me hakkame töötama nüüd edasi fookusgruppidega. Ehk siis me viime edasi läbi uurimistööd. Me tahame koguda veel andmeid enne seda kultuuripealine aastat, et võimalikult häid, võimalikult tõhusaid lahendusi välja töötada. Ja me ootame nendesse fookusgruppidesse siis ennekõike praegu Lõuna-Eesti inimesi ja siin on täpsemalt ka kirjas keda, aga kui te ei leia ennast sellest nimekirjast, siis tegelikult neid gruppe tuleb hiljem juurde ja meil on ka väga palju teisi viise, kuidas te saate meiega koostööd teha. Võib-olla veel korraks kommenteerin, et need fookusgrupi intervjuud on sellised mitte midagi väga tõsist ja kuidagi midagi, mida peljata, vaid pigem sellised loomingulised ajurünnakud, kus me saame väga vabalt siis selle grupi inimestega, kes kokku tuleb, mõtteid vahetada, kogemusi jagada, ideid arendada, et kõik need tegevused, mis meil lõpuks tuleksid, ei oleks mitte meie poolt välja pakutud, vaid meie kõigi poolt koos. Et nii sihtgruppide esindajad kui erinevad eksperdid, kui inimesed, kes on lihtsalt motiveeritud ja tahavad, et meie keskkond oleks kiusuvabam. Nii et kirjutage meile, meie kontaktid on siin ja võtke meiega ühendust või siis jagage seda infot ka oma tuttavatega. Meie poolt on praegu, ma arvan, kõik selline lühitutvustusprojekti ja suur tänu teile ja väga hea meelega vastame küsimustele, kui neid on. Nii, suur aitäh teile. Praegu meil Slido kaudu ei ole tulnud küsimusi, ma tuletan meelde, et slido.com on võimalik saata küsimusi ja kood on 78619 ja see on ka hashtag läheb sinna ette. Aga ma küsiks korraks siit omalt poolt, et siit käib läbi see kunstikogemine ja samal ajal muuseumis käimine ja samal korraks nagu käis läbi, et Forsythe teeb midagi koha spetsiifilist. Et kas peab alati muuseumisse minema või kuhu teie projekt siis liigub? No meie projekt liigub tegelikult sinna, et ei pea alati muuseumisse minema. Et muuseumisse minek on üks väga tore võimalus ja ma arvan, et tasub minna muuseumisse ja tasub kunstiga vahetult kohtuda, kui vähegi võimalik on. Aga samal ajal meie liigume sinna, et need lahendused oleksid võimalikult mitmekülgsed ja paindlikud. Ja ma arvan, et kunstikogemine avalikus ruumis näiteks, kas või värske õhu käes, on üks oluline viis ja mulle tundub, et Lõuna-Eestile kuluks ära veel põnevaid ja võib-olla uuenduslikke avaliku ruumi kunstiteoseid. Samuti digitehnoloogiate põhinevad teosed, ma arvan, et see annab ühelt poolt lastele, noortele, kes võib-olla on väga andekad ja osavad just nende vahendite kasutamises toreda viisi, kuidas kunsti juurde jõuda, aga teiselt poolt ka võib-olla õpetajatele, peredele tööriista, mis on alati kättesaadav ja mis ei pea sõltuma muuseumi lähedusest. Nii, suur aitäh oma töötoas. Mis te plaanite teha? Meil on kutsutud töötuppa mõned põnevad
külalised, mõned inimesed, kes on ette valmistanud tänaseks ja saavad rääkida natuke veel laiemalt sellest, et mis juba toimub ühelt poolt, aga teiselt poolt me plaanime arutada ja natukene võib-olla mängida läbi sellist fookusgrupi intervjuu moodi olukorda, kus erinevad inimesed, kes meiega tulevad sinna töötuppa, saavad oma ideid, oma mõtteid, oma küsimusi kõike panustada ja loodetavasti see annab meile sisendit, et oma projekti edasi arendada. Suur aitäh! Projekt Luues lähedust, palju edu teile ja meie lähme oma päevaga siit edasi. Ja suur aplaus, väga tublid. Nii, kolmandaks esitluseks ma kutsun siia ette Stand Up for Your Mind seltskonna Minna Sild, Sandra Liiv ja Mihkel Mooste. Ja nemad hakkavad siis rääkima oma projektist. Ma tean, nad ühel hetkel tahavad mind ka kaasata, ma väga ootan seda hetke. Nii kaua, kui siin paneme kõik jälle valmis, siis täna on võib-olla ka hea hetk meelde tuletada, et me nii palju istume oma veebikoosolekutel ja unustame püsti tõusta. Et võib-olla korraks isegi tõuseme sealt ekraani tagant püsti ja mõtleme selle peale, et mitte ainult tants, mul on juba siin näidatakse ideid, vaid mõtleme korraks selle peale, mis on need stressikohad meie kehas, eks, et üks kindlasti, et meil on jalad, tuletame meelde, et meil on jalad, kuidas me saame natukene oma jalgu venitada lahti ja väga mõnusalt võtad siit kannast kinni ja tulevad mõnusad näod ette siin, kui kaamera näiteks meie projekti arendajate nägusid, praegu see on mõnu, väga hea, siis leiad üles oma põlve ja saad ettepoole tõsta ka, just et natukene, et kõik see, mis on meie lülisambaga seotud, et see vajab liikumist ja siis üks selline hea harjutus, me oleme väga kõik nutimaailmas sees, eks, ja mis meil tekib siin lülisambas, see tekib selline nagu küüru moodi, natuke selline nagu, öeldakse selline nagu rasvakogumik tekib siia. Jah, see on sellest, et meil lõug vajub ette ja siia tekib selline pinge. Ja see on selline hea, mis näidatakse harjutus, see on küll 2 käega, aga sa tõstad käed ülesse, siis sa natuke nagu enda selja taha nagu surud seda ja siis küünarliigesest tood alla. Ja liigudki üles alla, et sa aktiviseerid selle üla selja just. Ja nüüd siit väikese arendusena ma toon küünarnuki alla ja nüüd ma avan selle käe külje peale just. Ja see käib mõlema käega. Ja ma naudin seda liikumist, just et ma kaasan see abaluu ja samal ajal proovige, et see kuka oleks hästi pikk ja avatud, eks ju, jah, et võtame selle lõua siit, lükkame taha ja väga tubli. Just nüüd raputa natukene ennast ja siis viskame üle Eesti sellise mõtte, et meil on palju kontoreid ja asutusi, aga me võiksime kuskile teha sellise väikse hüppamise nurga. Et ongi selline kleepekas on põranda peal, astud sinna kleepeka peale ja saad lihtsalt hüpata niimoodi, et ei pea häbenemist tundma. Natuke saad nagu raputada ennast ja kõik teavad, et ahaa, ta on seal hüppamise nurgast natukene, ta on seal siuke crazy ja siis ta tuleb sealt välja ja on jälle meie hea kolleeg. Nii, aga Stand Up for Your Mind, olete valmis? Palun. Ma loodan, et te kuulete mind. Tere kõigile. Olen Jaaniga hästi nõus, et mina vaimse tervise füsioterapeudi ja koolitajana võin ka kinnitada, et need vaimse tervise teemad ikka väga palju ka meie liikumise ja sellise igapäeva eluga ja samamoodi ka huumoriga seotud on. Ja sellest siis mina olen ka tulnud teile täna siia rääkima, et meie projekti tutvustada. Ma tuletan teile veel enne meelde, et kes on vahepeal oma värvilised pliiatsid või pastakad käest ära pannud, et siis ikka hoolega joonistage ka edasi, et see on loovus ja selline teistmoodi eneseväljendus on ju ka üks väga oluline aspekt, et kuidas lõõgastuda, käes on reede, võib-olla ei peagi olema enam nii asjalik ja võib hakata mõnuga joonistama.
Mina ise töötan, nimeks on mul Minna Sild, seda ma vist pole veel öelnud. Ma töötan sellises kohas nagu MTÜ Peaasjad. Võib-olla olete külastanud meie veebilehte peaasi.ee ja MTÜ Peaasjad siis ka veab seda Stand Up for Your Mind projekti Tartu kultuuripealinna raames. Ma tahaksin teid viia endaga kaasa tulevikku, väiksele rännakule ja selle läbi siis loodan, et õnnestub tutvustada ka meie projekti. Ma saan siit kohe selle klikkeri ka. Väga hea. Nüüd kujutleme ette, et ongi käes aasta 2024 ja 1. jaanuaril siis algas Tartu ja Lõuna-Eesti aasta Euroopa kultuuripealinnana. On möödunud 4 aastat ülemaailmsest pandeemiast, mis muude kriiside kõrval tegelikult tõi rohkem nähtavale ka inimese vaimse tervise väljakutsed. Inimeste elud said raputatud ja nii mõnedki väärtushinnangud loksusid õigemale kohale. Vaatame, kas tuleb järgmine slaid. Ops. Nonii. 2024. aasta pakub meile rikastavaid kultuurielamusi, aga muudab ka palju muudki, mida me võib-olla esialgu ei oskaks kultuuripealinna programmiga seostada. Stand Up for Your Mind projekt toob Lõuna-Eestis laiemalt fookusesse vaimse tervise teemad ja me teeme seda läbi kultuuri ja huumori. Positiivne ja toetav huumor aitab paremini toime tulla stressiga ja aitab jagada ka isiklikke lugusid keerulisematest läbielamistest, mis näiteks vaimse tervisega seotud võivad olla. Lisaks füüsilise keskkonna hoidmisele, mida me kõik juba täna tunneme, mida võib sõnadesse panna näiteks nii, et tarbi vähem, ära viska plastikut maha, on meie igapäeva teadliku kõnepruuki tulnud ka väljend psühholoogilise keskkonna hoidmine. Ja kuidas see siis võiks välja näha? Üks võimalus on, et suurel osal inimestest on teadmised vaimse tervise muresid märgata ja oskused, kuidas toetavalt sekkuda. Lisaks on inimestel ka oskused ja julgus iseenda vaimse tervisega seotud läbielamisi ausalt jagada, olla teiste poolt kuuldud, nähtud ja toetatud. Nii, ma tutvustan teile 2 meest. See parempoolne mütsiga mees, tema nimi on Toomas. Ta elab ühes külas Lõuna-Eestis. Toomas on viimased 2 kuud tundnud end jõuetuna ja võib isegi öelda, et tuimana. Mitte miski ei valmista talle rõõmu ja tal pole energiat enda eest hoolitsemiseks. Hommikul on tal raske end voodist välja ajada, parema meelega tõmbaks ta teki üle pea ja lebaks edasi. Toomas on varasemas elus olnud tegus mees ja tunneb nüüd päris palju piinlikkust ja häbitunnet selle üle, mida ta kogeb. Kuidas tal nüüd järsku enam jaksu ja motivatsiooni pole? Ta elab üksi ja ta ei ole oma raskustest kellelegi rääkinud. Täna on Toomas tulnud poodi, sest nälg ületas väsimuse. Nüüd see vasakpoolne ilma mütsita mees, tema on Margus. Tema töötab selle sama Lõuna-Eesti külapoes. Jah, me loodame, et 24. aastal ikkagi Lõuna-Eestis on veel mitmeid külapoode. Margusel poemüüjana on tegelikult päris kiire, sest et ta täidab paljusid rolle. Ta peab letis teenindama, panema kaupa välja, tellima uut kaupa ja koristama poeriiuleid ja palju muudki. Toomas nähes saab Margus aga aru, et midagi on mehega teistmoodi. Toomas näeb räsitud ja kurnatud välja. Margus vaatab Toomast ja samal ajal vaatab oma tegemata tööde nimekirja, mis on pikk. Margus mõtleb poemüüjana. Mul ei ole praegu aega vestelda ja tegelikult mul ei ole väga jaksu ka. Ma pean väga palju veel täna ära tegema ja mul on endalgi stressirohke aeg. Kuid siis meenub talle Stand Up for Your Mind projekti raames läbitud improkomöödiaõpe ja harjutus uus valik. Margus märkab oma mõtet. Mul ei ole aega ja mul on endalgi raske ning tema peas hakkab vasardama sõnapaar. Uus valik. Uus valik. Mida ma võiksin nende mõtete asemel mõelda? Marguse peas kihutavad erinevad mõtted. Näiteks, panen poe kinni ja viin Toomase jalutama ja jutustama. Või kutsun ta tagaruumi teed jooma. Või helistan Toomase naabrile ja palun tal tema juures läbi hüpata temaga rääkida.
Nüüd meenub Margusele ka läbitud vaimse tervise esmaabi koolitus. Meenub põhimõte, et leia rääkimiseks sobiv koht ja sobiv aeg, et mõlemal inimesel oleks hea, turvaline rääkida. Loo kontakt ja ütle teisele, et sa märkad teda. Margus teab nüüd, mida teha. Ta ütleb, tere Toomas, tore sind näha. Tee oma ostud rahulikult ära, ma ootan sind kassas. Kui Toomas on kassasse jõudnud, ütleb Margus, mulle tundub, et sa oled kuidagi endast ära. Kas võib nii olla? Toomas vaikib ja Margus jätkab. Tead, on kuidas on, aga väike jutuajamine kulub ikka aeg-ajalt ära. Ma tulen pärast tööd sinu juurest läbi, kas sobib? Ja tundub, et sulle kuluks üks hea kõhutäis naeru ära. Näe, võtta see ajaleht ka kaasa ja loe, kui jabura jutu see meie härra teatridirektor jälle on kokku kirjutanud. Margus saab praegu jätkata oma kiirete toimetustega poes. Ja Toomas teab, et Margus on teda märganud ja tuleb õhtul tema juurest läbi, et pikemalt rääkida. Nii, vaatame, kas tuleb ka järgmine slaid meil. Ahah, hops, ta hüppab üle. Nii, tuli. Käes on aasta 2024. Vahepeal on palju muutunud, aga eriti ilmne on see muutus meie psühholoogilises keskkonnas. Kui sul on mure vaimse tervisega, siis ei vaadata selle peale enam viltu, isegi nurga taha sosistama ei minda. Lõuna-Eesti kogukondades on juures 5000 inimest, kes on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse, oskavad inimesi enda ümber märgata ja toetada. Vähemalt 100 inimest erinevates Lõuna-Eesti kogukondades praktiseerivad regulaarselt improkomöödiat, mis toob nende ellu naeru, pingeleevendust ja võimalust praktiseerida vaimset tervist toetavaid harjutusi. Veel 50 inimest on õppinud oma vaimse tervise lugusid jagama lavadel läbi stand-up komöödia. Toimuvad kogukondlikud üritused, etendused, kontserdid ja arutelud, kus vaimse tervise teemad on täieõiguslikult esindatud. Vaimse tervise mure on samamoodi aktsepteeritav nagu peavalu või kõhugripp ja palju toetust on võimalik luua kogukonna tasandil. Ma ei õpi ikka ära, mida pidi see klikker töötab, aga õnneks jõuame õige slaidini. Mis me siis teha soovime oma projekti raames, et võib-olla erinevalt teistest projektidest, mida te eelnevalt kuulsite, on päris suur osa meie tegevustest veel sellises visiooni formaadis ja seda me tahaksimegi siis koos kõigi teiega, kes te vaatate, luua teie kogukondadele sobival moel. Aga millega me juba oleme alustanud MTÜ peaasjadega on inimeste koolitamine vaimse tervise esmaabi andjateks. See võib tuua paralleeli füüsilise tervise esmaabiga, et me teame, mida teha, kuidas teha, kui me märkame, et kellelgi võib olla mingi vaimse tervise mure. Ja me soovime siis Lõuna-Eestis koolitada 5000 inimest kogukondadest, täiesti tavalised inimesed, mitte mingi spetsiaalse ettevalmistusega siis andma vaimse tervise esmaabi. Siis me soovime kogukondadesse selle vaimse tervise esmaabi tuuagi igapäeva praktikasse, et olgu ta kohvikute päevale, festivalidele, üritustele ja luua sellise vabatahtlike grupi, et kes siis esmaabi andmisega tegelevad. Soovime kogukondade eestvedajaid koolitada improgruppide läbiviijateks, kes siis viivad selle improkomöödia oma kogukondadesse. Ja tegelikult sarnaselt eelmisele projektile siis ka meie soovime esialgu seda magistritasemel uurida, et milline see improkomöödia mõju siis Eesti inimeste vaimsele tervisele üldse saab olla. Ja lisaks sellele soovime siis koolitada ka vähemalt 50 inimest oma vaimse tervise lugusid jagama stand-up komöödia vormis ja pakkuda neile ka võimalust lavadel esineda nii harrastajatele kui ka professionaalidele, kellega me siis koostööd teeme, et seal osas meie partner on Kinoteater praegu, kellega me koos seda formaati loome. Ja me soovimegi alustada koos teiega juba täna, et samamoodi luua see projekt teie ja meie kõigi väljakutsetele, võimalustele ja vajadustele põhinedes. Aga selleks, et see jääks praegu siin ainult teooriaks, siis ma kutsun siia meie hea partneri improkomöödia valdkonnast Ruutu 10
ruutu 10-st, Martin Junna, sa võid juba siia astuda, kes siis ka teie kõigiga koos kodudes ja siin või arvuti taga siis viib läbi ühe improkomöödia mängu, millest me siin ka nagu natukene rääkisime, et üks võimalus siis, kuidas õppida nägema, kui palju erinevaid võimalusi meil on mõelda. Jaa, tere päevast minu poolt, et sai mind juba tutvustada küll, aga võib-olla natukene paar sõna, mis see impro on, sest väga paljud ei tea veel Eestis seda. Ütleme, et on võrdlemisi uus, mida ma olen aastaid kasutanud, aga nüüd see on juba tegelikult 10 aastat meil siin olnud. Aga mis see impro on? Võib-olla esimese mõttena tuleb muusika, võib-olla siuke jazz-muusika, muusikud improviseerivad või siuke freestyle rap või olgu selleks siis teater. Võib-olla lihtsalt tavaelu, et kui ma räägin kellegi, ma ei tea, mis ta ütleb mulle, ma pean improviseerima, ma ei saa valmis mõelda seda dialoogi. Aga tegelikult impro on rohkem selline suhtumine, selline mentaliteet, ja milles see kõik seisneb on see, et kui ma teen midagi, et ma nagu ei arva, et ma teen midagi halvasti, ja ma ei saa aega ka nagu nii tagasi kerida, aga et kõik, mis mina teen või kõik, mis mu partner teeb, olgu selleks mu bändikaaslane või lavapartner või suhtluses partner, et ei tee midagi halvasti ja me kritiseerime ennast vähem, et me saaksime oma loovusel lasta nii-öelda toimetada. Ja kui midagi läheb valesti, siis me ei karista ennast mingi, kui halvasti, vaid me naerame selle üle ja kasutame seda edasi, et sellest veel rohkem huumorit teha. Et kindlasti nagu on eluvaldkondi, kus ei tohi väga vigu teha, inimelud on kaalul, aga väga paljud asjad, mis me elus teeme, ei nõua nii suurt pinget meie vaimsele tervisele, meil ei ole vaja panna seda, aga tihti me kanname selle nagu stressikoormaga muudele asjadele, kirjutad Messengeris ja siis on, valesti läks halb. Ja, et ta on selline suhtumine ja mul ongi nüüd üks väike harjutus, mis me teeme läbi. Päevajuht tuleb appi ja Mihkel tuleb korra appi ja toome nad ka aplausiga lavale. Nad on enne kui salve või nii-öelda video live pihta hakkas, me korra tegime läbi, et nad teaksid reegleid ka, aga räägin teile ka. Mängu nimi on 5 asja. Ma annan kõigepealt siis Mihklile mingi suvalise kategooria, ta peab nimetama 5, mis iganes asja ma kohe välja mõtlen, mis ta peab nimetama. See võib olla 5 mingit piimasorti või mis iganes muud. Võib-olla tundub, et see on teadmiste test, et kui palju ta siis mingi puuliike või õigeid käitumisi teab, aga see ei ole üldse oluline. Oluline on lihtsalt see, et ta ütleks midagi, kui ma küsin näiteks 5 piimasorti ja ta ütleb plää, plöö, pluu, siis need lähevad arvesse, on 1, 2, 3, kuni talle 5 tehtud. Et see üldse ei ole oluline. Oluline on lihtsalt öelda midagi, mis iganes sul pähe tuleb ja harjutada nii-öelda vähem enese kritiseerimist. Ja ka meie proovime kritiseerida üksteist vähem, et kui tema ütleb ükskõik mis asja, me oleme nagu 1 ja siis ta ütleb teise asja, me oleme 2 ja nii ongi see lõpuks tehtud meil. Nii, proovime. Olgu Mihkel, nimeta mulle 5 tegevust, kuidas sa saad üllatada oma sõpra sünnipäeva puhul. Viin talle lilli. 1. Ostan talle ilus auto. 2. Annan oma naise talle. 3. Viin ta poodi. 4. Ostan piima. 5. Need oli 5 asja. Väga hea. Mihkel, anna. Jaan, ütle 5 asja, mida sa ei taha tänavalt leida. Komme, 1, nätsu, 2, katkist autot, 3, kukkunud puud, 4 ja pimedust. 5, need oli 5 asja. Ja Jaan, saad mulle ka anda midagi. Nii, 5 kategooriat, jah? 1 kategooriaga 5 asja sealt seest. Aga võid ka anda 5 kategooriat, miks mitte? Nii, siit tuleb. 5 lemmikvärvi. Punane, sinine, roheline, musi, hall. Ja need oli 5 asja. Selline on nii. Kuidas meil ajaga on, kas meil on võimalus veel teha väikest analüüsi või? Kiirelt, mis analüüs oleks? Jagage oma kogemust, et võib-olla, mis te tundsite enne, kui te pidite hakkama harjutust tegema. Mis te kogesite? Mina olin väga närvis. Ma olin ka närvis. Suht raske on, nagu sa kardad seda, et sa eksid, aga vist ei peaks kardada. Kogu Eesti vaatab. Need mõlemad inimesed. Ja kui te tegema hakkasite, mis siis peast läbi käis?
saite juba esimesi mõtteid. Nagu fun. Tealt on lõbus. Läheb kergemaks aega. Ja selles mõttes oli äge ka, et vahepeal, mis võib juhtuda, on see, et ma pean selle õige vastuse ütlema, mis on see õige viis, kuidas ma sõpra üllatan. Vahet ei ole, anna oma naine. Meie oleme 4, go. Ja võib-olla nagu see nagu, et sa saad seda kogeda, et kõik, mis ma teen, kõik kiidavad seda heaks, kõigil on tore olla, et see ongi, mis impro nagu, milles impro seisneb. Super, suur aitäh. Ma kutsuks, kas minna veel siin. Üks küsimus oli ka, tuli Slido kaudu, et ma annan sulle oma mikrofoni ja ma küsin ära. See küsimus on, kuidas toimub koolitusgruppide komplekteerimine? Kas osalemine on tasuline? Koolituse kestvus, veebis, kontaktkoolitus, võib-olla sa saad koolitusest rääkida natuke? Jaa, väga asjakohased küsimused, et kõigile nendele küsimustele meil veel päris vastust võib-olla ei ole, aga gruppide komplekteerimine kindlasti käib siis koos kogukondadega ise, et ma arvan, oluline on selle impro puhul see, et inimene peab tundma selle vastu huvi ja tahtma seda teha, aga loomulikult on siis meie ülesanne alguses seda tutvustada ja näidata, et see on mõnus ja tore, et sest ikkagi me ju inimestena pelgame tihti minna lavale ja meil tundub, et oi, ma peangi hakkamas esinema, et kindlasti meie tutvustame ja siis kogukondades inimesed saavad ise siis otsustada, et kas nad soovivad liituda. Koolitus ise kestab praeguse plaani järgi 8 nädalat ja projekti rahastuse osas on kindlasti loodame koostööle nende kohalike omavalitsustega, kes on huvitatud sellest projektist ja otsime siis ka ise juurde erinevaid lisarahastusi projektidest, aga sellest kõigest saame juba teematoas lähemalt rääkida. Nii et siis aitäh teile! Suur aitäh, Stand Up For Your Mind! Ja lähme edasi, meil on 4. projekt, on siin varjatud maailmade avardumine. Eestvedajad Mari Vallikivi ja Eeva Laante-Reintam. Tere, Mari! Tere! Vaatame natuke, kas meil tehniliselt kõik toimub. Ma loodan, et ei ole väga väsinud. Ja te võite jälle püsti tõusta seal kaamera taga, natuke hüpata, natuke raputada ennast, jälle see käib jälle asja juurde. Ja, et meil on veel tegelikult osa teest minna teematubades. Kuidas meil läheb? Aha, väga hea, slaidide panemine käib. Siis ma korraks, ma olen siin päeva jooksul maininud, et need 4 projekti on arendusprotsessis, et mis see arendusprotsess täpselt on. Et siis, kui kultuuripealinna kandidatuuri raamatud kokku pandi, siis läbi ideekorjete arutluste valiti välja selline 30 projekti nii-öelda selline tuumikgrupp, kes on praeguseks olnud juba eelmisest kevadest saati, eks arenduses. Neil on olnud erinevad seminarid ja koolitused ja see protsess lõpeb nüüd see aasta maikuus, kus nad peavad siis oma sellise suure projekti esitlema siis Eesti nii-öelda siis, ma ütlen ühe sõnaga žüriile, see koosneb siis erinevatest loomenõukogu liikmetest, aga samamoodi vaatavad nende projekte ka väliseksperdid üle. Ja see on kõik selle jaoks, et meie siis kultuuripealinna sündmused oleksid hästi läbimõeldud ja väärikad. Ja, nii et palun, siit tuleb üks projekt Viljandist. Aitäh ja täname väga Tartumaa Omavalitsuste Liitu võimaluse eest osaleda. Et meie projekti nimi on Varjat ja väga lühidalt öeldes see siis, me tegeleme psüühiliste erivajadustega inimeste kunstiloominguga, püüame seda kaardistada. 24. aastal toimuvad rahvusvahelised ühisnäitused, seminar. See on Ida-Euroopa suunaline, kuna üsna alguses sai selgeks, et meie siin Eestis kui ka Ida-Euroopa riigid jagavad sarnast ajaloolist minevikku. Meie suhtumine erivajadustesse kindlasti, seal on palju arenguruumi, et
et me püüame leida siis koostööpartnerid erinevatest riikidest ja siis selles mõttes sellel projektil peaks olema kindlasti järelelu, et ideaalis püüame siis luua ühte kompetentsikeskust, mis siis hakkakski tegelema psüühiliste erivajadustega inimeste kunstiloomingu väärtustamisega. Ja mujal maailmas tegelikult on juba ammu palju räägitud sellest võrdsuse printsiibist kunstimaailmas, kus tegelikult nemad, kes meil on veel ikkagi suures osas varjatud, tihtilugu kas elavad kodudes või siis erihoolekandeasutustes, teevad kunsti, me ei tea neist midagi, aga mujal maailmas tegelikult on nad juba võrdsed päris nii-öelda professionaalsete kunstnikega. Ja siis mina nüüd natukene erinen teistest ettekannetest selle poolest, et ma mõtlesin, et ülimalt vajalik on teha mõned sõnaselgitused ja veidikene vaadata minevikku. Et kõigepealt sellise nähtuse nagu psüühiliste erivajadustega inimeste poolt loodud kunst, et me nimetame seda outsider kunstiks. Ja see on tegelikult selline katustermin hästi paljudele nähtustele, et ma olen siin mõned ka välja toonud, nagu naivism, et see kasvas nii-öelda rahvakunstist välja. On väga selline suur lai ala nagu iseõppinute kunst, harrastuskunst, see on väga segane tegelikult nähtus. Ja siis on näiteks sellised nagu nägemuskunst, et siis seda teevad inimesed, no ma ei tea, me võime neid meediumiteks nimetada, inimesed, kes on kontaktis universumiga, mõnikord nad näevad nägemusi, mõnikord nad panevad paberile või maalivad seda, mida nad unenägudes on näinud. Siin keskel on mul üks lemmikslaid minu ühest lemmikmuuseumist maailmas, mis on siis Halva kunstimuuseum ja ta kogub kõige paremat halba kunsti. Ja no valdavalt on need siis tegelikult kõik ju harrastajad. Ja siis sinna outsider kunsti termini alla kuulub kunst, mis on tehtud vangide poolt tehtud kunst. Siin mul vasakul nurgas on näited Firenze ühest vanglast, vanglaseintel tehtud fotod, mis on selline äge hipsterite pesa praegu, aga nad on jätnud nagu kõik need vangikongid autentsena, vangid on seal siis suurest igavusest kunsti teinud. Ja siin need ülejäänud pildid olen ma noppinud USAs riiklikes vanglates on tohutult edukalt läbi viidud vangide kunstiprojekte, et see ei ole ainult piirdutud mõtlemine, liikumine, aga nad on tõepoolest edukad, et siin on näha jah, mõned fotod sellest ühistöödest, nad teevad individuaalselt tööd, igal juhul see ühiskonnale on igas mõttes kasulik tegeleda siis nii-öelda loova eneseväljendusega, panna nad midagi muud tegema. Seda ma ei oska öelda, et vaadates neid, et seal on väga raskeid kriminaale, et kas nad kõik pääsevad ka vabadusse, aga igal juhul on see ühel hetkel nagu väga kasulik ühiskonnale. Siis, aga üldiselt kitsas mõistes ikkagi outsider kunst võrdub psüühiliste erivajadustega inimeste kunst. Ja hästi lühist, et me kasutame seda ingliskeelset outsider kunsti, et see tuli 1972 käibele. Ja siis nüüd, kui vaadata kunsti ajalukku, siis kõik inimesed üldiselt ju teavad, kes on Vincent van Gogh, Hollandi kunstnik. Täpset diagnoosi ju tollal ei pandud, aga tegemist kirjelduste järgi, siis tal oli närvipalavik, aga aasta või oma elu lõpus ta viibis Prantsusmaal. Ma olen toonud näidisteks siis tema enda autoportreed ära lõigatud kõrvadega. Siin keskel on tema muuseumis, tegime pilti, et siin on tema doktori kiri
ja joonised selle kohta, milline see kõrv oli enne ja milline pärast. Aga miks ta on hästi-hästi oluline meie teema? Seoses Vincent van Goghiga hakati väga palju rääkima sellest õhkõrrast piirist hulluse ja geniaalsuse vahel ja see ka on üks põhjus, miks näiteks maailma mõistes hollasrindlik just tegelemaks vaimsete probleemidega inimestega ja sellise loova eneseväljendusega. Et tõepoolest eriti viimastel aastakümnetel on seal väga palju selliseid eeskujulikke keskusi, kus siis on läbisegi erinevate psüühiliste probleemidega inimesed, professionaalid ja see kõik toimib väga suurepäraselt. Siis me pidasime väga vajalikuks tuua siia just Tartu konteksti meie arust nagu suurim avastus, mis me tegime, mis on otseselt seotud psüühiliste erivajadustega kunstiga ja Tartuga, et siin omal ajal töötas Tartu Ülikoolis kuulus saksa psühhiaater Emil Krepelin, kes siis siit Tartust minnes läks tagasi Saksamaale ja ta pani aluse sellisele väikesele, ta töötas psühhiaatriaiglas ja professor, oli ülikoolis professor, et ta pani aluse pisikesele õppekogule, et ta siis kogus oma nii-öelda psühhiaatriliste patsientide kunstitöid ja see siis toimus kuskil 1890-1903 ja 1919 tuli teine kuulus saksa psühhiaater Hans Prinzhorn, kellel oli ka kunstiajaloolase haridus ja ta hakkas seda kogu suurendama, nii et sinna lõppkokkuvõttes tuli üle 5000 töö ja see nüüd on tegelikult, ütleme, selles maailmas nagu kõige olulisem kogu, et see on ajalooline ja tegelikult seda teatakse üle maailma ja seal on veel üks põnev link, mis me leidsime seoses Tartu 24-ga, et Prinzhorn, kui ta oli oma töö lõpetanud 1922, siis ta kirjutas väga olulise raamatu nii-öelda vaimuhaigete kunstilisusest, kus kõik need tööd olid ka, mis sai ühtlasi sürrealistide piibliks. Et see oli väga-väga oluline teos, et see oli nagu õppematerjal neile. Nii, et ja siin on üks pilt sellest samast Prinzhorni kogust, et see tuumiku siis moodustab 6000 tööd ja praegu seal on 20 000 tööd. Muidugi sellega Natsi-Saksamaal siis juhtus see, et õnneks see kogu suudeti peita, aga nagu te kõik teate, et see, mis juhtus juutidega, tegelikult juhtus ka kõikide nende psühhiaatriaigla patsientidega. Ja siis nüüd tänapäeva maailma hüpates kõige olulisemad ja suuremad sellise outsider kunsti üritused ongi tegelikult need messid, mis toimuvad New Yorgis ja Pariisis, kuhu meil tegelikult meid taheti 2019 ka kutsuda, kuhu me ei saanud minna rahalistel põhjustel, meil ei olnud raha selleks. Ja need on nüüd need kohtumispaigad, kus tegelikult siis see nii-öelda suur eliitkunstimaailm kohtub selle outsider kunstiga ja tõsi on see, et sealt nii-öelda nopitakse suurtesse muuseumitesse autoreid ja töid ja kureeritakse väga võimsaid näituseid. Nii. Ja mis on veel nagu väga nende muuseumite galeriide kõrval on kasvanud just need päevakeskused. Et siin on ka paremal pool on, kus me Eevaga käisime Amsterdamis hiljuti loodud psüühiliste erivajadustega inimestele ateljeed, seal on oma kunstikogu, seal on galerii ja seal on ka selline tore asi, mis üldse Eestisse veel ei ole jõudnud ka professionaalses kunstis, on siis see laenukogu, et asutused inimesed saavad oma kodudesse neid töid raha eest laenata. Ja meil muidugi Soomes lähimate nii-öelda naabrite juures on ka väga-väga hästi toimivaid selliseid praktikaid ja keskusi. Et see kõik, mis tegelikult suures plaanis ikkagi veel meil siin puudu on.
ja siis miks me üldse seda projekti nagu saame alustada, et meil on nii-öelda seeme on külvatud, aga meil on tohutult pikk maa veel minna, on põhjus, et seoses Eesti Vabariik 100-ga meil oli esmakordselt tegime siis projekti, kus me käisime mööda Eestit, külastasime erihooldekodusid, püüdsime siis üldse kaardistada, mis toimub kunstimaailmas ja nüüd siis seda jätkates, seda tööd jätkates me oleme intervjueerinud, keda on võimalik olnud intervjueerida ja kogunud, ostnud oma kogusse töid. Ja noh, tegelikult ikkagi Eestis on kõik nii algusjärgus, et siin ei ole mitte midagi, et me oleme väga kõvasti maas, et ütleme siis, kui Printsorniga võrrelda, siis täpselt 100 aastat, eks ju. Aga ja siia lõppu ma panin mõned üksikud näited siis meie kogust, et siin on näiteks ühe naisterahva tööd, kes siis umbes 20 aastat, viimast aastat on teinud täpselt ühte ja sama pilti, et tal on tohutu hulk neid, see arv on väga suur ja kuna ta on imikuna läbi põdenud raske haiguse, tal on vaimupuue ja ta on kõnetu, siis tegelikult kommunikeerida temaga niimoodi ei saa, aga ma ütleks, et need pildid on ainsad nagu kommunikatsioonivahendid. Ja mis on hämmastav just see, et see, mida ta kujutab, kuidas ta seda teeb ja see kindlasti nagu nõuab sellist sügavamat analüüsi. Et siis tõepoolest meie kogus on kusagil, temalt on 40 tööd, aga mõtlen, et need on kõik põhimõtteliselt samasugused, et me oleme teinud sellise väikese töötoa oma muuseumist ka Kondase keskuses, kus oli hämmastav vaadata, et kuidas ta alustab alati nagu samast figuurist ja see on nagu mõnes mõttes nagu autopiloot ja rääkides tema emaga, ta ütles, et nad ei ole kunagi, neil ei ole olnud oma maja, et kas need on sellised et millega siis täpselt tegemist on. Siis siin on mul üks näide nüüd ühest kunstnikust, kes armastab tohutult suuri formaate ja minu arust nagu selles mõttes, kui kaasaegse kunstiga võrdlust nagu võrrelda üldse, siis see oleks väga adekvaatne igatpidi, et ta ise on nagu loonud need formaadid ja suurused ja see viis, kuidas ta töötab, et ka täiesti teda ei saa juhendada selles mõttes, et see on hämmastav, mis teda nagu käivitab. Siia ma olen toonud näiteks ühe naisterahva, kes on ka kurttumm, ta suhelda ei saa, ta tegelikult päris palju kunstiteoseid loonud, aga minu arust need olid eriti võluvad, et need olid tema need suhtlemispildid. Pisikesed, aga neil on kindlasti nagu omaette kunstiväärtus. Neid oli palju ja see oli ka hea näide, kuidas tal oli sattunud lihtsalt kätte väga head materjalid. Noh, üldse, kui rääkida see, et kus nad võiksid alustada, on see, et esimene eeltingimus on see, et sul peavad olema väga head materjalid, et siis võib sealt midagi sündida. Siis on üks ka meie suur lemmik, on üks Tambet, kes natuke kujutab nagu inimprinter, et ta ei komponeeri mingisugust terviklahendust, vaid ta lihtsalt alustab niimoodi alt eri värvidega. Ja see on hämmastav, et ta segab nagu kõike, mida ta on näinud oma elus, mida ta on kogenud, lisaks veel selline fantaasiamaailm, lisaks näiteks Türgi seebikad ja kõik nagu komponeerib need ühte teosesse. Ei loo midagi, sest ta on avastanud enda jaoks looduse, ta praegu põhiliselt jalutab väga pikki kilomeetreid ja teda praegu hetkel kunst ei huvita. Aga eks me näe, mis. Siin mul on nüüd mul on 2 slaidi veel, et ma kohe lõpetan, et siin on mul üks näide ühest mehest ka, et ta tegelikult oli nagu kodune
aga pärast tema surma ta sattus siis erihooldekodusse, kus ta tegelikult nagu lõpetas kõnelemise ja tegelikult kaasaegkunst oli jälle üks nagu suhtlemisvahend ja siin on need, ma võiks jälle natuke utreerida, aga siin on nagu näited enne ravi muutmist, raviskeemi muutmist ja pärast, et need mustvalge tööd on tehtud ja ta tegelikult see palju midagi ei tee enam, et ja see on ka huvitav, et ta näiteks nendesse nii-öelda abstraktsetesse värvilistesse töödesse lisas igasuguseid aastaarve ja kuna ta ei rääkinud, siis oli see jälle suur mõistatus, et mis asi see on, et mida ta öelda tahab. Et me teda siis jälgime igal juhul, et mida ta järgmisena teeb. Ja nüüd viimasena mul on võib-olla üldse nagu kui Eesti outsider kunstist hetkel rääkida, siis üks andekamaid ja selliseid unikaalsemaid erilisi loojaid on Lembar, et ta kahjuks lõpetas 2008 kunsti tegemise, kui tema juhendaja lahkus siit ilmast. Ta ütles sellele uuele juhendajale, et ta tuleb 50 aasta pärast uuesti tegema, aga ta kindlasti on üks omanäolisemaid autoreid. Ja eks see nagu see lühike periood, millal meie seda tööd oleme teinud, eks ta paneb nagu küsima selle nagu loovuse algallikate kohta, et just, et eriti kui vaadelda neid inimesi, kes üldse ei suhtle maailmaga, et kus see loovus siis pärineb, et kuidas ta tõukub ja millised peavad olema need tingimused ja nii edasi. Aga suures plaanis selle meie projekti eesmärk on ikkagi siis ühel hetkel jõuda selleni, et me tõepoolest nemad võiksid ennast pidada kunstnikeks. Et neil on nagu teine reaalsus selle reaalsuse kõrval, kus nad igapäevaselt elavad. Et see võib-olla muudaks suhtumistes, me loodame väga ja et me nagu soovime oma panust anda sellest. Nii et aitäh! Ja, aplaus! Üks küsimus ka, kuigi me oleme siin ajaga nagu me oleme, aga tuli selline huvitav, et nüüd päigi mõtlema, et kus seda kunsti täna tehakse Eestis. Et küsimus on selline, kas on teada, kas meie psühhiaatria kliinikutes kasutatakse mingil viisil kunstiteraapiat? Küsimus ongi, et kus need kunstnikud täna toimetavad? No need, kes on meie kogus ja keda meie oleme nii-öelda otsimas käinud, me oleme käinud erihooldekodudes. Olen ka, kuna ma Viljandis töötan ja pärit, siis me olen käinud ka Jämejalal, seal ei ole selles mõttes sellist kunstiteraapiat olemas. Me käisime Eevaga Lätis, kus oli väga heal tasemel kunstiteraapia tegemine. Jään nagu vastuse võlgu, et ma ei ole selles mõttes ekspert, et ma ei tea, mis toimub Tallinnas. Aga just seal Lätis oli imekspandav see, et neil on magistriõppes tegelikult just see kunstiteraapia psühhiaatria haiglates. Et meile näidati neid töid, need on konfidentsiaalsed loomulikult, aga nad on äärmiselt huvitav. Aga neil on teine eesmärk, eks ju. See ei ole see sama, mida meie nagu otsime. No aga suur aitäh, projekt Varjatud maailmade avardumine ja teiega saab samamoodi kohtuda siin nüüd päeva teises pooles, kui meil on töötoad. Aga nüüd me teeme pausi ja märgin ära, et meie tänane foorum kolib nüüd Zoomi keskkonda. Ja teile, kes siis on meie kuulajad ja vaatajad, teile on saadetud e-post, sealt te leiate lingi. Ja palun tehke oma Zoomi vestlus lahti enne, kui te lähete hüppama ja liigutama, siis selle pausi ajal saab meie tehniline meeskond teid teie soovide järgi teematubadesse jagada. Aga praegu me teeme pausi ja siin YouTube'i kanalil me kohtume uuesti 15.50, et teha päevast kokkuvõtteid. Ilusat zoomitamist!
ja lootsime väga, et saame saata teid ka väikestesse gruppidesse arutlema, no ei läinud täide kogu see teema, aga me jäime suurde rühma. Meid oli seal 6, lisaks siis meile Kaupoga. Ja me saime väga palju häid mõtteid, et näiteks, mis ikka inimesi huvitab, on ikka see passivanus. No öelge meile, no millised mehed seal käivad, no kui vana, no keskmine vanus, palun öelge, mis on keskmine vanus. Küll me seal laveerisime, Kaupo ütles küll, et no mina olen selline 50 mees ja et üldiselt ma olen seal kõige noorem ja siis mina hakkasin vaidlema temaga ja nii, et me natuke nagu vaidlesime seal ka omavahel, eks ju, aga me saime pigem nagu tohutult palju kinnitust, et see teema on vajalik. Meie käest uuriti, kas riigi tasandil juba teatakse, no palju varsti uus valitsus pannakse kokku, ju me siis lähme kohe prõmmima ukse taha, eks. Et kas tasandil teatakse sellest teemast, kas rahastatakse juba seda teemat ja üldse, et vaimse tervise teemad on nii esile kerkinud just viimastel aastatel, et seda väga kiideti meie toas vähemasti. Mis meile väga veel meeldis, et meil on toetus nii Harjumaal kui Ida-Virumaal, Valgamaal ja ma ei tea kus veel, Valgamaal ka just, et palun tulge meie juurde, palun rääkige, me saime enam-vähem endale juba märkmikusse kirja, kuhu me igale poole minema peaks. Saime rääkida ka sellest, et nagu minagi praegu siin teie ees seisan, on ju, praegu ei ole siin meeste garaaž, ei ole kirjutatud, on ju, et isena teie ees, et kas siis ma peaksin olema või mitte, eks, või peaks sellest rääkima mees. Nii et selles mõttes me saime palju häid ideid, aga pigem nagu praegu on selline virvarr peas ja me tahaks kuidagi nagu hakata arutlema selle üle, et mida me nüüd saime teada ja mida me edasi teeme. Et see on nagu see põhisõnum. Väga hästi, väga hästi. Palun, Eliis, kiusuennetus kultuurivälja abil. Nii ambitsioonikas pealkiri, see mulle väga meeldib. Aitäh. Meil oli üks märksõna, mis oli väga selline läbiv, oli koostöö. Et rääkisime sellest väga palju ja kindlasti, et rohkem võikski teha koostööd muuseumid nii omavahel kui ka erinevate teiste algatustega, et nii jõuab rohkem, et muidu on kõigil palju teha niikuinii, aga et siis koos jõuab võib-olla veel efektiivsemalt või paremini neid asju teha. Veel üks huvitav teema, mis tuli, kuna me võib-olla toome kokku 2 sellist suunda nagu kultuur ja muuseumid ja siis kiusamise ennetus või selline hariduse pool, siis huvitavalt, et jah, et mõlemas poolest jooksis läbi selline täiskasvanute kaasamise teema just. Et kuidas kaasata paremini neid lapsevanemaid, näiteks siis konkreetselt meie teemas. Küll aga võib-olla koorustalt välja, et võib-olla ei olegi asi nii väga selle taga, et lapsevanemad ei tahaks, et muidugi ju tegelikult tahavad, aga milline siis see uks peaks olema, mis neile lahti teha, et nemad saaksid ka paremini olla kaasatud ja osaleda. Siis rääkisime ka võib-olla natukene rahastuse poole pealt, et tegelikult muuseumidele näiteks on olemas ka täiesti Muinsuskaitseameti poolt erinevad taotlusvoorud, meetmed, tegelikult väga oodatakse ka selliseid sotsiaalsete teemadega tegelevaid projekte, mis oli ka võib-olla huvitav, et võib-olla just avalikkus ei oskagi neid selliseid muuseumite projekte, mis tegelevad võib-olla kiusamise või muude sotsiaalsete teemadega veel nii palju oodata, et see selline algatus on tulnud tihti muuseumite endi poolt, aga me loodame, et aina enam tegelikult ka õpetajad, inimesed ise leiavad selle ülesse ja et see algatus tegelikult ei pea tulema muuseumite poolt, et tegelikult vabal võiksid ka õpetajad, kui nad näevad, et neid huvitaksid mingid sellised teemad või on mingid probleemid, millega muuseumid saaksid aidata, et tegelikult võiksid ka näiteks õpetajad vabalt siis muuseumite poole näiteks pöörduda ja pakkuda jälle siis seda sama koostööd välja, et võiksid koos midagi teha. Ja see sama teema, mis on täna ka väga aktuaalne, ehk siis kõik need virtuaalsed lahendused, et meil käis siis läbi ka see mõte, et muuseumid võiksid ka võib-olla aktiivsemalt arendada neid virtuaalseid lahendusi, mis panustavad ka heaolusse, inimeste heaolusse. Vot nii, ja ma arvan, et umbes sellega saigi see ring peale, et meil olid sellised
teemad ja kindlasti tänaksin kõiki osalejaid, et nii minu kui Hanna-Liisi poolt, et oli väga selline põnev ja inspireeriv arutada nendel teemadel. Jaa, aitäh, väike aplaus, muidugi võib olla siin meie väikeses stuudios. Minna, palun, stand up for your mind. Nii, meil oli väga suurepärane teematuba, kus osalesid väga ägedad inimesed. Aitäh teile, et te tulite, et te mõtlesite kaasa. Teemadena me tegelikult pean ütlema, et oli päris suur väljakutse meie jaoks seda teemat niimoodi käsitleda, et kõik need inimesed, kes sinna kokku tulid, mõned teadsid rohkem võib-olla projekti ühest osast, teised teadsid teisest osast, mõned nägid üldse esimest korda või kuulsid esimest korda, et oli väljakutse, kuidas tekitada sellist arutelu, millest oleks võib-olla kõigile kasu ja mis oleks põnev, aga eks see jääb nende osalejate teada, et kui palju sellest kasu oli, aga meile oli kindlasti. Ja improkomöödiast inspireerituna ütlesin ka osalejatele, et ma proovin kritiseerida sellepärast, et võib-olla see ei kukkunud nii tulemuslikult välja, kui oleks tahtnud. Aga mida me rääkisime, siis oli see, et kindlasti oluline meie jaoks rohkem läbi mõelda ja plaanida, et kuidas need projekti erinevad osad omavahel seotud on, et siis see vaimse tervise esmaabikoolituse pool ja siis see huumori pool läbi improkomöödia ja stand-up komedi, et inimesed, ka kellele me projekti tutvustame, et nemad paremini aru saaksid, et võib-olla siis mingid projekti teekonnad, et millist osa projektist inimene saab läbida ja kuidas need siis omavahel haakunud on ja kas ma pean kõike tegema. Siis rääkisime ka sellest, et kui inimesed siis tahavad osaleda seal huumoriga seotud pooles, et siis võib-olla see paljude jaoks võibki takistav olla selline hirm, et ma pean jagama oma lugu, ma pean rääkima võib-olla avalikult oma vaimse tervise muredest või ma pean lavale minema selleks, et siis saime sellise hea mõtte, et kindlasti julgustada inimesi osalema ka siis, kui nad võib-olla ei tahagi lavale minna pärast ja see on okei, et nii-öelda ainult iseenda jaoks ja iseenda arengu jaoks seda teha. Ja arutasime ka, et kui inimesed siis jõuavad sinna näiteks improkomöödia või stand-up komedi ukse taha, et kuidas siis aidata neil see samm teha, et nad julgeksid sinna ruumi ikkagi sisse astuda, sest ikka tuleb neid hirme, et ma ei ole võib-olla piisavalt naljakas või ma ei ole valmis või ja kindlasti osad nendest küsimustest jäid meil ka veel vastuseta, aga saime väga häid küsimusi, mis ma arvan, et ongi selle asja mõte ja loodame siis, et need inimesed, kes meie teematoas osalesid, et nendega saame ka edasi suhelda ja koos nendega siis ka neid vastuseid otsida. Vot, ja koos teie kõigiga, kes te vaatate ja kes te siin olete. Aitäh! Ja aitäh! Ja palun varjatud maailmade avardumine. Ja Maria-Eeva, palun. Aitäh kõigile töötoas osalenutele. Töötuba meil ei olnud ka kindlat struktuuri, me teadsime, et ette kõige outsider kunsti kui nähtuse või tausta, aga töötoas me andsime nagu vabad käed ja rääkisime rohkem vastavalt küsimustele ja põhiliselt küsimused olid konkreetselt projekti enda kohta, selle tagamaadest, kuidas me selleni jõudsime ja huvitav oli see, et paljud küsimused puudutasid ka probleeme, millega me oleme selle projekti ettevalmistamisel palju kokku puutunud, mis tahes õigusküsimused. Samuti väga palju oli juttu erinevatest kitsaskohtadest, näiteks rahastus, kuidas, kuna projekt on valdkondade ülene, siis meil on oluline kaasata erinevaid spetsialiste, oma ala väga häid spetsialiste, keda meil on vähe ja sellised küsimused. Palju oli ka selliseid üldisi, näiteks kunstiteraapia kui selline, aga need lähevad juba sinna teooria kanti ja eks seda tuleb siis ka süsteemsemalt kunagi analüüsida. Ma ei oska öelda, mis meil... Küsiti ka, et kunst on ju üks kultuurivaldkond, aga kõik teised, et tants ja teater, et see vastus ongi see, et tegelikult nagu üle-eestilist süstemaatilist tegevust selles vallas ei toimu, et on lihtsalt
nii kohtade peal, aga ideaalne maailm võikski olla selline, et oleks mingisugune reguleeritud, oleks ka eriharidusega inimesed, eks ju, jõuaks nendeni ja nii edasi, et aga meil oli väga tore igal juhul, aga just jah see, et teades üldse, et eks ju kogu see sotsiaalvaldkond ikkagi ju maadleb nii-öelda inimressursi puuduse või kannatab selle käes, et siis on selge, et jõuda sinna maale, kus ütleme, on need edukad riigid sammunud, eks ju, aastakümneid, et meil on väga pikk tee ja mis oli väga tore meil töötoas ka veel, et kutsuti koostööle, et mille üle meil tegelikult on ju meil on hea meel just, et see täitis oma eesmärki igati, et me leidsime sealt inimesi, kellega siis tegelikult koostööd tegema hakata. Et me täname kõik ja tegelikult oli ülitore päev. Aitäh! Nii, suur aitäh! Suur aitäh ka minu poolt, ma kutsun siia Astrid Tartumaa Omavalitsuste Liidust võtab siis tänase päevaga omalt poolt kokku, et tema kui tänase päeva perenaine. Aitäh sulle, Jaan, ja mul on väga hea meel. Ma tunnen ühte asja selles ruumis kõige enam, see on see kokkusaamise rõõm. See füüsiliselt omavahel kokkusaamise rõõm, mida me siin kõik kogeme. Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Lõuna-Eesti Heaolu Foorum kannab pealkirja Maailm algab sinust. Ja see tähendab seda, et tegelikult me ju ikkagi igaüks eraldi loome seda maailma, milles me elame. Ja meie siin koostöös kultuuripealinnaga loome seda maailma, mis aitaks vaimse tervise mõttes ehk teie enda ideid käivitada, mõelda juurde ja olla inspiratsiooniks järgmistel tegevustel. Olgu see siis meestegaraaž või stand-up või kunsti, erinevad valdkonnad, mis meil siin olid. Ja mida ma olen alati tahtnud ütelda seoses Tartu kultuuripealinnaga ja olen tegelikult seda ka ütelnud, on see, et nüüd te olete kohtunud meie vahendusel nende inimestega. Te teate, kus nende kontakte leida. Ja kuna maailm algab sinust, siis sina nüüd lähed, otsid üles need kontaktid ja võtad ise nendega ühendust, sest nad ei tea, et sa oled olemas. Nii et maailm algab sinust. Meie andsime teile õnge, teie minge nüüd kalale. Mul on suur rõõm. Võtan vastu kõik kriitika ühenduste ja kõige muu suhtes. Me oleme, aga me rõõmustame koos teiega, et me oleme jõudnud ennetähtaegselt lõpule, mis tähendab seda, et kõik teie, kes te vaatate meid kaamera ees ja meie siin samusel, saame minna oma nädalavahetust nautima. Minge välja, olge perega, sõpradega, tegelege oma vaimse tervisega. Ja rõõmsa jälle nägemiseni! Ja nüüd on ka meil see Slido pilveke võib-olla korraks vaataks, mis meil need sõnad kõik olid. Omalt poolt veel ütlen, et jah, Euroopa kultuuripealinn võtab järjest tuure üles, jälgige sotsiaalmeediat, eks Instagram, Facebook, kultuuripealinnal on oma uudiskiri ja siis sealt saame juba teada, mis on nende samade toredate projektide järgmised sammud ja edulood. Nii, inspireeriv, mõtlema panev, ühendav, ilusad sõnad kõik. Ma ütlen enda poolt ka kõike paremat ja ilusat nädalavahetust.